No niin, tere. Alustama poolikut nädalat. Minuga täna kolmapäev. Hommikul. Esmaspäev, teisipäev ma olin tööl. Selle tõttu ma ei saanud ka vlogida. No, polnud midagi näidata. Ma olin päris väsinud ka. Ja nüüd ma lähen käin poes ära. Ostan chia seepeid hommikul söögiks. Väljas on hästi külm. Väljas on minus 18 kraadi. Nice. Nii et õnneks puud on kohe maja ees, näed. Nii et õnneks jopab. Täitsa haigemiskind, aga tahaks täiega. Aga 5 euri juba sellise paki eest. Tere hommikust. Alustame siis poolik nädal minuga. Täna on neljapäev. Kell on 3:30 hommikul. Tegelikult ma olen juba kella 4 üleval. See nädal siis rohkem pühendume unele. Ma räägin sellest natukene. Et miks ma nii vara üleval olen. Kuidas ma ennast nagu tunnen. Haigutamine, nagu teate, käib minu juurde. Aga jah, mis ma olen nüüd poolest tund teinud telefonis istunud. Mõtlesin ja võtsin ennast kokku, et ma tulen esimese vlogi klipi ära. Niimoodi. Nii, aga ma olen tegelikult täna päris palju asju plaanis. Ma ei tea, kas mu olemine lubab, sest et tegelikult eile ma alustasin ka vlogi tegemist, aga ma ei tea, mul oli eile väga kõikuv meeleolu. Nagu megalt kõikuv. Aga kui te näete, mul on uus juuksevärv. Ja ma olen tagasi nüüd brünett, sest et selle oranži peaga läks natukene keeruliseks. Sest et nagu te nägite, mul olidki ainult nagu juured. Olid oranžid ülejäänud, ma ei tea, mis värve ta oli seal. Need otsad. Et jah, niimoodi. Oi, kissu. Äpsu pois. Äpsu magab laual. Äpsu. Jah, aga arvatavasti ma lähen varsti hommikusüüki tegema. Ja tegelikult ma tahaks täna arvuti taga ka natukene kodus teha. Täna on meil ju neljapäev ja Jep, tahaks ma raamatukogus. Ühesõnaga ma tahan megalt palju asju teha. Ma ei tea, kas ma lõppkokkuvõttes ära teen. Et tegelikult me võiksime judo listi koostada tänaseks ja vaadata, palju ma reaalselt jõuan. Sest et mul on siuke kahtlane tunne, et mul on hüpomaaniline päev. See tähendab seda, et ma pean enne täiskaasi panekut panema piduri peale. Siis ma ei saa väga palju midagi teha. Nice. Aga jah, ma ei tea, lähme teeme siis tudulisti tänaseks või mis te arvate? Lasin ChatGPT-le koostada endale sellise roosaka tudulisti. Ehk siis õnneks siin ei ole päris palju põhitegevusi. Väga lõhki nagu ei lähe. Et viimase tudulisti ma täitsin siin. Nii et hakkame täitma siis.
to-do listis tuli. Käi trennis on küsimärgi all, sest et ma olen juba päris mitu päeva tahtnud minna, aga ei ole läinud. Võt. Raamatukogus on vaja käia, kuna raamat on vaja ära viia. Muidu ma olen jälle võlgades, sest ma unustan raamatuid viia lihtsalt. Töövihikust tegele töövihikuga. Siis kui hakkan tegelema, siis ka räägin. Võta puhka. Kindlasti pean puhkama, aga mitte panema nagu masin non-stopi. Äpsu. Ja uuriannetuse kohta, seda ma räägin ka kõik päeva peale. Niimoodi. Nii, kuna ma eile õhtul olin laisk, siis ma täna hommikul teen oma härrale lõuna kaasa ja siis ka hommikusöögi. Lõunaks ma teen talle omletti ja ma tean, aga see on kõige kiirem, mida ma praegu jõuan teha. Ja võikusid ja kurgisalatid nagu näha on. Aga endale teen kiiferid. Ühesõnaga ta ei tule ära siia seemnetega. Ja see ikka siis tule nüüd. Äpsti. Nüüd jah. Nii, kell on 9:30, ma tudusin natukene, umbes mingi üle tunnikese. Nii, nüüd ma hakkan ennast liigutama. Mul varsti tuleb üks kõne, videokõne oma jälgijaga, kes võttis minuga ühendust ja siis ma teen temaga ühe videokõne. Ja peale selle ma siis natukene, ma ei tea, mis ma teen, ma tegelikult plaanisin trenni minna. Aga teate, mul on see jube ärevus jälle sees, nii nagu see oli eelmine aasta mul. Ja see on nii õudne. Ma tunnen, et ma tahan minna trenni, aga kuna ma nüüd läheksin täiesti teise jõusaali, spordiklubisse ühesõnaga. Seal, kus ma harjutasin käimist. Tegelikult ma olen selles spordisaalis käinud kunagi 6 aastat tagasi ja siis kui ma elasin Annelinnas, siis ma käisin. Aga nüüd on minu jaoks täiesti jälle nagu uuesti alustamine. Ja ma ei tea, ma tahaks täiega minna. See spordiklubis on täiega head sellised vaimsele tervisele treeningud, rühmatreeningud. Ma ei tea, just rühmatreeningud tekitavad minus räigelt sukest ärevust. Täna peaks stretch and tone olema äkki. Homme on Hatha Flow jooga. Mulle meeldib jooga. Ma olen 1 korra proovinud ja tõesti jooga on midagi mulle. Ja teate, mul on nagu räige ärevus sees. Ma mõtlen, et äkki ma just lähen käin niisama teen kardiot, onja. Sest ma pole kardiot teinud, kuna viimati käisin oktoobrikuus. Ja mul on nagu tegelikult detsembrikuust alatist on see spordiklubi asi olemas ja ma ei ole kordagi nagu selle aja jooksul jõudnud sinna uude klubisse. Ja ma ei tea, ma tegelikult, ma tean, mis lahendus oleks nagu eelmine kordki, siis kui see pokebowli trenn oli ka räige ärevus sees. Ja mis ma tegin? Võtsin saanoks. Mul on hea võimalus võtta tegelikult pregabaliini praegu, aga ma ei tea. Okei, ma ei tea, ma lähen teen enne midagi ja siis ma lõpuks otsustan, et kas ma lähen rühmatreeningusse või ma lähen niisama kas või sinna trenni.
Jep, video. Ready! Videokõne on tehtud mega lahe jälgija. Appi, mul on ikka ägedad jälgijad vist. Aga mul on vist veel 2 jälgijat, kes on Instagramis. Üks on siukse sellega nagu pisipätu vist äkki või? Ta tundub ka siuke äge. Otseselt nagu ei ole nagu otseselt suhtlenud. Ja teine, mul ei tule meelde, äkki Nilgike, äkki oli. Vot, tunduvad äge. Nii, aga ma lähen nüüd söön, sest ma olen hommikusöök söömata. Ja siis ma vaatan, mis mu eluga peale hakkan. Sest et olulist on nagu tegemist küll. Ma ei taha trenni minna. Fakt on see, et ma juba ei lähe sinna rühmatrenni. Siis ma lihtsalt ei jõua ajaliselt. Mul kõht viiga. Võt niimoodi. Ühesõnaga, ma tahaksin täiega pikutada. Ma tahaks täiega võib-olla tududa, aga ei tohi saada, sest ma ärkan üles. Hommikul ühesõnaga puts. Oi, vabandust. See ei tohti nüüd niimoodi kõlada. Ma tea, ma olen siin riidehunnik, ma panen riidehunniku sinna kappi ära. Sorteerin ära ja panen kappi. Ma ei tea, mis ma veel teen. Ma ei tea, tööd on nagu sitaks, teha on nagu sitaks. Jah. Tere hommikust. Täna on reede, ehk siis eile ma väga palju teile vist ei näitanud. Sest et kahjuks või õnneks eile mul olid sellised vähe natukene isiklikumad asjad, mida ma väga hullult vist ei tahaks nagu avalikult jagada. Aga lihtsalt ütlen see, et finantsteema. Ja ma pidin langetama otsuse, mis ma nüüd teen. Võt. Ja siis ma lihtsalt nutsin ja mõtlesin, et oi, ma võtan rohud ja lähen magama. Ja et lõppkokkuvõttes ma siis magasin. Kuigi meil see vlog peaks olema just une kohta, siis ma ei tea, kui pädev ma praegu sellel hetkel olen. Sest et hetkel mu kesknärvisüsteem natukene on paigast ära. Ma pean langetama selliseid otsuseid lihtsalt, millest sõltub tegelikult päris palju. Päris palju. Ikka väga palju. Võt, et jah. Aga täna on uus päev, täna on uus katse. Kindlasti vaatame, mis me täna teeme. Kohe ütlen, et teine tudulist ei saanud lõpikult läbi. Arvatavasti siis täna teeme ikkagi edasi seda. Võt, praegu ma siis jooks oma keefiri chia seemnetega ära. No, siis ma vaatan, mis ma teen. Jah. Ühesõnaga ma ei tea, vaatame. Nii, ma ütlen ühesõnaga sellist asja, et see vlogi tegemine tuleb ülimalt meeletult raske praegu. Aga tuleb, mis tuleb. Selles suhtes ma üritan teile ilustamatult näidata enda elu. Ja tõesti hetkel on mul praegu selline raskem aeg või meeleolu, kus mul on lihtsalt keeruline teha mingisuguseid asja. Ma proovin ühesõnaga, aga jah, muidu ma magasin. Ma ei tea, kas ma ei saa seda juba. Aga ma tegin väikse tudu. Mingi tunni ajalise umbes 1,5 tundi. Kell on kohe 10:30. Ja ma lähen, tegelikult a la hommikusöök on mul nagu tehtud. See oli klaas keefirit. Sellega chia seemnetega. Ja nüüd ma ei teagi, mis asi see siis tuleb mul praegu. Lõuna vaevalt, no ma ei tea, mingi vahepala siis, okay. Mingi vähe suurem natukene vahepala. Seda mul kõhtavad päris tühi. Võt. Täitsa kohutav. Miks just siis, jälle küsin ühte samad küsimust.
Miks just siis, kui ma võtan kaamera kätte? Vaadake, äps on. Ta on nii lipmupatsi-kummi. Miks siis ma hakkan äpsus on mina oma haigutama? Never know. Väljast tundub ka nii tuuline jälle. Alati, kui ma tunnen, et okei, tavai, ma lähen nüüd välja, teen midagi. Väljas on mingi megatuul, vaata. Siis mul on nagu mingi. Aga jah. Mis on kui keeruline, ma ei taha siit voodist välja tulla. Ma ei taha siit voodist välja tulla. See tuleb keeruline, aga ma proovin. Let's go. Kas te teate seda, et ta on nagu kõige suurem drama queen üldse? Kui ma kolisin siia, siis see kass ei osanud manipuleerida. Praegu ta manipuleerib sajaga. Ma ei tea, kas ta õppis minult või kus kohas ta õppis seda. Anja äpsu. Äpsukas. Äpsukas keegi sinuga ei mängi või? Äpsukas sulle süüa ei anta? Ei anta, jah. Otsa vaesekene. Ütlesin, piinatakse siin, jah. Äpsu. Äpsu. Ok, ta ei kuule mind. Nii, mis me siis sööme täna? Need on need rukkileivapalad, on ju. Toorjuust päris hea on, mulle meeldib. Sellel on sama palju kilokaloreid, kus suures tavalisel sulatatud juustul. Nii, paprikas on ju, seda näksime juurde. Kurki näksime ka juurde. Lidli üks lemmikutest nendest toodetest on mul kindlasti see. See on täiega hea. Ja juustu. Ja siis kuna homme tegelikult on viimane päev sellel jogurtil on ju. Siis joome täna selle ära. Ja siis mul on siin ingveritee, ingveri juuretee, sukke, ingveri astelpaju, puuviljatee. Ingveri teedega tuleb olla väga ettevaatlik, sest et ingver tahab hästi palju vett saada, ehk siis peale selle pead nagu vett jooma. Ja ma teen kusjuures mune teen praegu kuumaõhufritüüris. Ma ei tea, mis sellest välja tuleb, ma näitan pärast poole. Aga see on esimene kord. Ma olen näinud riilse ja asja. Et jah, siuke ilus ilmpäikseline ilm on väljas. Kena talv. Ma vist pean täna välja minema, liigutama ennast natukene. Ja see on kassiõnnetu rohunik. Ma tean, ma olen elukaaslasele öelnud, et too mulle palun muld, et me saaksin kassile uue selle panna. No tundub, et selles kuumaõhufritüüris munad on vist reaalsed. Fuck. Ma üritan praegu ära teistida. Nii, ei tea, siin on natukene kahtlane see asi on siin kahtlane, aga okei. Muna nagu muna ikka. Oleks võinud isegi natuke vähem mõelda. Sest et mulle meeldib, kui munakollane tilgub välja. Mina oleks seda natuke üle võtnud juba. Ja või, miks jah? Saab ei tea. Ei peagi enam keetma. See vend tabas ära, et ma ei söö enam nagu voodis, vaid ma söön laua taga ja nüüd see vend nüüd pani jooksu. Ma tegin loengut seda, mis ravimitest maakeeli ja teate, mis mul jääb nagu veidike palju küsimusi selle COVID-i vaktsiini kohta. Et tegelikult, et üldse turule nagu jõuaks mingisugune ravim või mingi muu selline asi, peab 10 aastat vähemalt möödas olema. Kui kiiresti meil seda COVID-i vaktsiini tehti? Mis päris kiiresti on, jah?
Ja tegelikult ma tean paar üksikuid inimesi, kellel on olemas tegelikult päris räiged tagajärjed sellest vaktsiinist ja kes see praegu vastutuse võtab? Mitte keegi. Lihtsalt inimesed said järjekordselt megalt palju hunnikuviisi raha endale kühveldatud taskusse. Siis tekib küsimus, kas peab ikka olema nii seaduskuulelik või peab ikkagi oskama kuidagi seda mängu mängida? See on küsimus nüüd, päeva küsimus. Poiss. Äpsu on kõige ilusam poiss. Ühesõnaga ma ütlen niimoodi, et see TikToki majandus on ikka täitsa pees. Ma olen inimene, kellel ei ole TikToki või nagu on kunagi loodud, aga ma ei vaata seda. Nii. Ja nüüd kuna ma otsustasin, et ma võiksin ikkagi professionaalsemalt tegelema hakata oma vlogimisega, siis mul oleks vaja TikToki ja TikToki teha, ja siis hakata seal seda. Ma ütlen niimoodi, et mul on lihtsam majandada Instagramis kui TikTokis. No nagu päriselt. Ma ei saa seal pooltest asjadest nagu aru, mida nad minust tahavad või nagu küll seda ei saa muuta, küll toda ei saa teha, küll 4., küll 5. Instagramis on hea lihtne. 1 kord 6 vist äkki saad muuta oma seda konto nime, mis iganes, paned nii pikka kui vaja on, ongi kõik. TikTokis sa ei saa muuta oma nime nüüd 7 päeva, kuigi ma ei ole ju nime ju muutnud isegi. Siis seal kirjelduses on mingi maksimumid, need ja asjad. Ma räägin, et seal ei ole link bio jaoks, ma tegin äriasja. Enda arust ma tegin nii laheda klipi, aga telefon ei salvestanud. Ühesõnaga selle TikToki maailma juurde tagasi tulles. Ma ei taha TikToki maha teha ega mitte midagi. Pole minu nagu selles mõttes ega plaanis, aga lihtsalt ongi see, et on keerulisem minu jaoks ülesehitusega kui näiteks Instagram. Aga lihtsalt asi ongi selles, et ma olen Instagramis päris kaua ja päris palju majandanud. Ehk siis ilmselgelt, kui ma hakkan seda nüüd TikTokis järelpidevalt tegema, siis saabki. No nii, aga mis mul täna tehtud sai? Mul sai loeng tehtud, siis mul sai YouTube'i 3 kuu plaan tehtud vlogidest, ehk siis tõesti minu bipolaarse järjepidevusega ma jõuan Google. Ja ma koostasingi lõppkokkuvõttes plaani. Ilmselgelt ma lasin ChatGPT'l seda teha, sest et kuulge, ma maksin sinna 30 €. Mul oli vaja lihtsalt ja siis ma maksin. Ja nüüd ta nagu teeb täie raua eest tööd. Vot. Nii, ja mis ma veel tegin? No siis ma tegin TikToki, siis ma tegin Instagrami. Jah, sest et nüüdsest ma olen lukku pannud ma privaatseks teinud oma isiklikku konto. Siis ma tahaks ikkagi jagada sellist nüüd kõigile nähtavaks asju. Kui ma tahan kõigile nähtavaks asju jagada, siis ma jagan seda oma nagu ametlikel, või miks ma üldse niimoodi näitan, aga ametlikel vlogikanalidel. Et hetkel praegu ma tõesti ei näe mõtet hoida enda isiklikku kanalit nagu lahti, isiklikku kontot lahti kanalit. Konto on pigem konto. Nii, ma ei tea, ma pakkusin täna elukaaslasele välja, et lähme jalutama, aga teadus enne, et siis ma ei jõuagi. Ma nüüd pean vabanduse välja mõtlema, mis mul täna viga on. Oh my god. Kõlab nagu plaan. Tegelikult ma lähen varsti õhtusööki tegema ja siis lähen panen pesu kokku ära, mis tuli kuivotist.
Ja siis jah, mingit nalja ma tegin enne eelmises videos, mida te üldse ei näe, on ju, mitte kunagi, mina ka mitte. Ja ma tegin mingit nalja, mingi naeru kohta, aga siis ma panin ise lõpuks kajaka maha. Ei, oota. Mul ei tule nüüd välja see. Fuck it, ja ma olen enam mingi pekki, kui see klipp ka ära kaob, siis ma ei tea, siis ma annan alla. Siis ma annan täna alla. Aga meie lähme ämsku tuttu. On üks. Ma juba mainisin, et see nädal tuli tõsiselt väga keeruliselt. Hetkel praegu ma tulin vanemate juurde ja ma vist rääkisin mingi vlog-tabi juurest, et ma tulin siia. Aga mitte kauaks. Ma tulin paariks päevaks siia. Lihtsalt, et natukene kuidagi puhata või kodust natukene eemal olla. Spoiler lihtsalt ütlen, et mitte midagi ei ole juhtunud, kõik on hästi. Ja isegi kui oleks midagi juhtunud, siis ilmselgelt ma ei lahkaks seda vlogis. Ei, mul on muid teemasidki, mida lahata vlogis. Kindlasti mitte oma ja elukaaslase mingisuguseid asju. Et jah, ühesõnaga, kuidas ma ütlengi nüüd, see järgneb või ma tean, kuidas vene keeles on продолжение следует. Ühesõnaga, konjubi. Võt, näeme juba järgmine päev.